6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. No nii, tervitused rallisõpradele. Ongi läbi siis Belgia ralli esimene võistluspäev. Ootamatult kiirelt see kõik läks ja ootamatult põnev oli see ka. Kuidas kõik siis sündmused on lahti rullunud, sellest räägime täna loomulikult Roland Poomi ja kohapeal viibiva Jaan Martinsoniga, kes on meil liinil. Jaan, tere õhtust! Tere õhtust! Kuule, 2 videot ringleb internetist. Üks see, kuidas eile pärast meie podcasti läksid oma Soome sõpradega pidutsema nii, nagu homset poleks olnudki ja siis teine, et võõra naisega tantsisid. Seal on 2 viga. Esiteks, ma väldin ja ma olen eluaeg vältinud kõiki pidusid viimased 30 aastat. Ja teiseks, ma ei tantsi. Kui ma võõra naisega oleksin, siis kindlasti mitte tantsupõrandal. Ma olen teinud oma naisega 1,5 tantsu. Esimese kannatas ta välja, aga teisel ütles poole pealt, et kuule, sa tallud mu varbad nii siniseks ja tiris mu tantsu väljakult ära ja rohkem ma pole sinna sattunud. Nii et. Okei. Aga nali naljaks, kuidas soomlased suhtuvad sellesse skandaali? No ei, nad ikka suhtu niuke laia muigega, et eks neil natuke piinlik oli, et nad nüüd viimase 2 kuu jooksul on ju Kalle Rovanperast teinud just kui jumala neid artikleid, mis seal Soome meedias üles laetakse. Oota, ei, ma tegelikult mõtlesin tegelikult peaministri skandaali. Peaminister, ei, sellel teemal nagu pole väga rääkinud, me räägime ikkagi rohkem rallist siin, aga ütleme niimoodi, et minul ei oleks midagi, kui Kaja Kallas ka pidu paneb vabal ajal. Aga Kalle Rovanpera, kui sa juba sisse tõid, et Latvale ütles, et oli ainult aja küsimus. Oli aja küsimus, jah, aga nagu ma ütlesin, et Soome meedia on ikkagi temast teinud tõesti nagu vähemalt pool jumala, et hakkab sealt pihta, et umbes juba 5-aastaselt oli selge, et temast tuleb tulevane maailmameister. Siin nüüd lasti jälle videoklippe, kuidas ta 8-aastaselt selle Toyota Starletiga ringi kihutab ja kõik see, et kuidas ta alustas Lätis oma rallikarjääri ja kõik see, aga ütleme niimoodi, et soomlased väga ei muretsi selle väljasõidu pärast, sest edu on ikka nii kohutavalt suur, et Kalle Rovanperal peab ikkagi veel mingisugune jama juhtuma järgmise 4 ralli jooksul, et rivaalidel tekiks mingisugunegi lootus seda edestada. No tänane päev on olnud siuke pehmelt öeldes huvitav, et saatsid mulle refi valikud ka pärast lõunaks, et kuidas siis kõik ilmamehed niivõrd mööda panid? Ei, kõik ei pannud. Ott Tänaku ilmamees Hannes pani täiega 10, sellepärast, et Hyundai võttis igaks juhuks 2 vihmavreifi kaasa, aga läksid välja 2 kõvaga, aga ma siin istun väljas ja ootan seda vihma kannatamatult, nagu Toyota mehed on kogu pärastlõuna oodanud, aga vaat ei tule teist. Et see on küll hämmastav, et Toyota sai juba ju kõrvetada Horvaatia rallile, kus pandi refi valikuga mööda ja tänu millele siis Ott Tänak 2. koha sai ja imenapilt kaotas Kalle Rovanperale. Ja siin taas, et ma tõesti ei oska öelda, kus kohast nemad selle vihma välja võlusid või kus nad nägid seda või mis radarit nad vaatasid. Ott Tänak ütles, et Hannesel oli väga selge seisukoht, et vihma ei tule ja vihma ei tulnudki. Okei. Rääkisid Tänakuga ka, me laseme selle video varsti siin ka eetrisse, et On Live'ile ütles, et ta on üsna üllatunud, et ta praegult üldse nii kõrgel kohal on. Ta ilmselt ongi ise meeldivalt üllatunud ja natuke üllatunud ja tegelikult kui seda videot kuulata ja pärast ka vaadata Delfi küljelt, siis pange tähele, kui rahulolev tegelikult Ott Tänak on. Et ta on suures mängus sees, kaotab natukene
Thierry Neville'ile Elfyn Evansist, kes muide tänu sellele, et ta oli sel hetkel liider ja nagu liidri taktika näeb ette, et pane alla just need rehvid, mida panevad jälitajad, siis isegi siis, kui see valik on vale, sa ei kaota neile. Ja tänu sellele muide ju Evans läkski 2+2+2 rehvidega välja, aga tema juba kaotab üle 10 sekundi seal. Et Ott Tänakul on kindlasti põhjust rõõmus olla, sest ega jah, nagu ta ütles, et Thierry Neville tunneb neid teid väga hästi, ta teab, kuidas asfaltsiine seal peab ja kuidas kurve lõigata, aga tegelikult tegi ju ka Neville just päeva esimeses pooles mitmeid vigu ja see ei tähenda nüüd, et Thierry Neville läheb siitmalt oma teed. Et ma kujutan ette, et võitlus nende kahe mehe vahel tuleb igati äge, sest kummalgi ei ole mitte midagi kaotada, on ainult võita. Ega sa ei ole kuulnud, mis nüüd Rovanperas saab, on ta homme tagasi tulemas või mitte? Praegu viimaste andmete pealt ei tea, kõik ju sõltub sellest turvapuurist ja viimane, mis oli Jari-Mati Latsala pidi teatas, et meeskond uurib, kuidas selle turvapuuri seisukord on ja siis sealt selgub, et tegelikult ega nad annavad välja pressiteate, ma arvan, et enne sealt mingit infot ei tule. Ega sa ei tea, miks Evans kontrollpunkti minuti hiljaks jäi? Ei, kahjuks ei tea. Siin on üks halb asi, muidu kõik on ääretult suurepärane, see ralli on korraldatud täiesti briljantselt. Aga ainukene halb asi on see, et punkt 1 meediat intervjuutsoon asub kaugel ja teiseks sõitjatele antakse niivõrd vähe aega, neil on üldse 10 minutit aega rääkida ja isegi minu intervjuu Ott Tänakuga kestis ainult 1,5 minutit, sest temaga tahtsid paljud rääkida ja lihtsalt Ott tiriti minema ja siis, kui ta sai selle viimase intervjuu veel seal antud, siis ta läks täiesti kiire jooksuga auto juurde, sellepärast minut aega ja sellest hetkest jäi selleni, kui ta pidi sinna kontrollpunkti sisse sõitma. Ja sealt ma pidin tulema videot üles laadima ja sellepärast ei olnud aega kahjuks kuulata Evansi juttu. No sellest on kahju jah, et seal pikemalt rääkida ei saa, aga kuidas sa oma päeva sisustad seal, kus sa nüüd seal Raekoja platsis on see telk selle püsti pandud vist või? Jah, ütleme niimoodi, et siin sisustada ei ole ju tähendab. Punkt 1 on see, et ralli on ääretult põnev, ja seal tuleb pilt peale hoida ja see ralli on sedavõrd intensiivne, et nii kui üks kiiruskatse ju lõpeb, siis põhimõtteliselt natukene uurida, et mis järgmisel katsel toimub, siis on päris huvitavad intervjuud on olnud All Live'is siin katsete vahepeal ja tegelikult poole tunni pärast hakkab juba järgmine katse. Nii et siin oli lõunapausil oli nippa-nappa, et me jõudsin söömas ära käia ja siis ka ei olnud aega oodata mingisugust suurt praadi, pidin leppima pitsaga, aga mis õnneks oli päris hea ja sain ju kõhu täis ja nii kui siia jõudsin juba esimene mees startis täna. Palju pitsa maksis ja palju õlu maksis? Õlu ei maksnud eriti palju, õlu oli 4 eurot, aga pitsa oli äkki 14 või 13,5, midagi sinna kanti. Okay. Aga tegelikult oli hea pitsa ja tegelikult Belgias ja kesklinnas ja maksta nii, ja õlu ka tõesti, õlu ei ole kallis. Kuule, mis me homsest päevast ootame? Täna oli näha, et esimesena startid oli päris tore, ma arvan, et homme saab Kalle seda uuesti proovida. Jah, ütleme niimoodi, et homme õnneks vihma ei luba, sellepärast, et vaata, vihma puhul on ju kõige parem startida esimesena, sellepärast, et kui sina jääd vihma kätte, jäävad teised ka. Et tagapool on selles mõttes ohtlikum, et esimesed võivad ju läbi pääseda, nagu see oli. Mitmendal katsel oli täna, kus tagumised jäid vihma kätte ja mõni mees kaotas pealt minuti sellest. Äkki 4, jah. Et mõni mees kaotas isegi üle minuti. Aga homme, ülehomme vihma ei lubata ja selles mõttes on nagu lihtsam, aga nüüd selle võrra on tagumistel meestel keerulisem, et sodi on ikka
kohe algusest peale asfaltile toodud ja täna oli ju näha, et 2-3 meest olid üle sõitnud, isegi esimesel mehel oli juba seal seda sodi sedavõrd palju ja tegelikult seal kurvidest libiseti välja ka. Tahaks näha, mis need homsed rehvivalikud on, et Jerelli vend ütles, et kõige kindlam valik on järgmistel päevadel minna kõvade rehvidega välja, aga mine sa tea, võibolla siit annab ka kuskilt midagi nikerdada ja mõned sekundid võita igal kiiruskatsel. Ja mul on tunne see, et Ott Tänaku ülesanne on ikkagi hingata Thierry'le Villile väga sügavalt kuklasse ja oodata, millal mees mingisuguse vea teeb. Võta Jost Verstappenil ka hõlmas kinni? Jah, täna ma vaatasin pikka intervjuud ja ega siin ei ole kellelgi midagi võtta. Ta ei saa, sa saad täpselt need mõned minutid, seal saab veel vähem neid. Tagumised mehed, neil on ju veelgi vähem aega. Et paari sõnaga võibolla saaks temaga rääkida, aga sõidab ta ju täitsa korralikult, kuigi see on jah huvitav, et see kaardilugeja jutt on ikkagi häiriv tema jaoks nagu selgub. Aga poega ei paista kuskil või? Poega ei paista jah ja pojal on muudki tegemist ja ma arvan, et kui siin teised nagu Soome sõitjad on rohkem pungi, vormel 1 sõitjad on nagu pungivennad nagu Kimi Räikkönen ja kes seal veel on ka vahepeal rallidel käinud, siis Max Verstappen võtab asja niivõrd tõsiselt, et ta ei hakka selle ralliga vist ennem pulli tegema, kui võidusõitja karjäär on läbi, aga see tähendab, et umbes 10 aasta. Georg Linnamäest ka midagi tead? Kellest? Georg Linnamäe. Ei, absoluutselt, näed, ei olegi siin mingisugust aega, ma ütlen, et see on niivõrd intensiivne, et võibolla nüüd, kui mul see intervjuu on läbi, siis võibolla saab sinnapoole jalutada, vaadata, mis ta teeb ja mis ta on, aga eks tal keeruline on sellel asfaltil, et kui isegi Ott Tänakul on keeruline, siis siin Linnamäel kindlasti samuti. Kuule, selge, kuulame su intervjuud ja räägime homme uuesti. Kohtumiseni homme. Ja, teeme nii. Ott Tänak, tulemuste järgi pärast esimest päeva Belgia rallil peaks kõik enam vähem olema, et oled võitluses täiega sees. Mis ma oskan öelda, peale eilset testikatset kindlasti palju positiivsem kui ma ootasin, eks me üle muutsime päris palju ja ütleme, et esimene 2 katset hommikul ei olnud just kõige meeldivamad, aga siis me ise nii-öelda jooksu pealt suutsime natuke mugavdada ja eks ta nüüd on selline jah, 60-50, et enam-vähem töötab. Päris seda enesekindlust ei ole, et 100% kõik anda, aga see on 90% meil hetkel on. Võitlust oli selle autoga ikkagi palju tagaosa viskas ja ega tundus, et sul väga mugav seal autos ei olnud. Ei, mugav ei saagi olla, et eks ralli ise võõras, teed on võõrad. Jah, ütleme, et on palju kohti, kus ma pean Martini käest küsima, et kas ristmik läks vasakule paremale, et ega ütleme, et teed ei ole lihtne leida, aga jah, eks see teebki selle Thierry'ga võitluse keeruliseks, kuna ta sõidab oma kodoovis. No rehvivalikuga panite teie jälle täiega täppi, täpselt nii nagu Horvaatias, kus Toyota mikski pärast ootas vihma. Teie teadsite, et vihma ei tule? Jaa, me ei teadnud, et vihma ei tule, meil olid vihmarehvid ka kaasas, aga ütleme nii, et Hannes on head tööd teinud jällegi. Me peame edasi. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. No näed, nii see Oti video lõppeski ja öeldi, et peame edasi liikuma ja viidi siis edasi. Rumbil on korralik kava ette antud Otile. Absoluutselt. Ma ei teagi, kus nüüd alustada, see päev on olnud... Alustame ikka, ma arvan, Rovanperes. No alustame. Siin ei ole mitte midagi muud, kust alustada. Seleta mulle see enda vaatevinklist, rallisõitja vaatevinklist lahti, mis seal siis juhtus. Mina nägin, et üks ratas ees hakkas lohisema ja järgmine hetk oli mees juba kosmoses. Jaa,
2 asja ilmselt, et ei kuulnud, et seal midagi muud oleks olnud, mingit muud probleemi, kui lihtsalt natuke kiirust palju ja natuke tolmune tee, natuke must tee, et oli näha jah, et väga suur ala juhitavus oli ja autot keerama ei saanudki ja sinna põlla peale ta läks, et mõnel mehel on päris hästi jopanud täna, Kallel ei jopanud seekord ja selline väike kraav oli ka seal, mis viskas ta ümber lihtsalt, et ütleme, Belgias on ilmselt selline 50-50 joppamine, et on silepõld ja mingit kraavi seal vahel ei ole, aga võt selle kurvi taga oli kraav ka olemas. Ma ei tea, kas joppas või mitte, et sellel lõigul publikut ei olnud? No jah, tegelikult kui ma isegi ei tea, kas seal oli neid publiku neid tead küll, mis ma mõtlen, neid publikualasi välja tõmmatud lintidega või olnud, ma ei pannud tähele. No pärast 7. katset näidati meile salvestatud intervjuud Michel Moutoniga, kes on siis see turvadelegaat seal, et siis ta rõhutas küll, et nägime, mis võib juhtuda Rovanpera selle ohvi pealt, et kutsus inimesi ikka korrale, et liiga lähedal kipuvad mõned olema. Jaa, aga enne rallit just liikus ringi pilte, kus olid publikualad ja isegi fotograafi alad pandud nii kaugele, et fotograafid ka autot ei näe. Aga see maisipõllu vahelt mõned piiluvad täitsa ju... Ja piiluvad sealt tehted tagant välja, on ju. Jaa, tundub, et seal on, ütleme nii, et mõni kurv on natuke üle pandud, liiga kaugele viidud need publikualad, mõned kohad on jäänud täiesti ilma tähelepanuta, et ei mäleta, et seal oleks praegu mõnda linti olnud, et selles mõttes teoreetiliselt nagu oleks võinud seal vaadata, et oleks võinud publik olla, aga tundub, et piisavalt targad inimesed, sisekurvis oli inimesi ja need mõned läksid sinna appi ka. No need lindid sõidetakse maha täna kõik ükshaaval. Seda juhtub rallis, kõik postid ja lindid võetakse ka seda üldiselt. Aga Kallega on siis nii, et maailmameistriks ei tule see nädal, mis tal siin üldse superralli süsteemis, ega peale punktikatse midagi ei jäägi? Punktikatse, aga see on, ma arvan, juba piisav, et tulla tagasi. No seal ilmselt saab olema selline pühapäev kulgemine, et punktikatset kindlasti minna viite võtma. Aga ei, tegelikult ju eile tegime nalja natukene, et kas tuleb maailmameistriks ja siis viskasime nalja, et äkki üldse katkestab ja need päris kähku tuli see katkestus, nii et seekord läks nii, aga jälle nagu oli info liikvel ja räägiti, et ega ta on ka inimene ja kui me võtame... oli siuke info? Jah, et vahepeal on see ära unustatud, et ta on ka inimene ja tundus, et ta on keegi muu. Aga kui me võtame need 2 kuulsat Sebastiani, kes on väga palju tiitleid võtnud, siis ega nende nii-öelda ajalugu vaadates, siis iga hooaeg on sisse tulnud üks selline suurem viga ja nulliring tegelikult. Leiab igast hooajas üks katuse ka või? No ma nüüd ei tea, kas katust, aga kindlasti sellist katkestamist avarii tagajärjel küll. Et mida need maailmameistrid teinud on, siis on piirdunud 1 nulliringiga ja võtnud neid tiitleid, nii et Rovanpera puhul ma arvan täiesti loogiline käik, et ühel hetkel see tuli. See minu jaoks juba tegelikult nagu üllatav, et see varem ei tulnud, et neid momente on palju olnud hooaja jooksul. Jaa, ebaõnne sõduritest veel rääkides, siis Takamoto Katsuta kindlasti, kellel väike piruett lõhkus käigukasti. Ja jälle me jõuame Takamoto jutuga sinna, et mingi väiksed vead, täiesti tobedad vead ja mitte see ei olnud mitte ainuke viga selle väikse või lühikese ralli alguse jooksul, et neid on veel olnud. Aga kindlasti üks ebaõnne sõdur ma tooks välja ka Adrien Formeau, et vana pandi päris hästi ikka tegelikult, olgem ausad, kõva sõit oli. 4. katsel 63. aeg. Jube. Minut 10,9. No räägime siis lahti ka, et Formeau jäi siis ikka totaalse vihma kätte viimase startijana ja üldse 4. katse aegu vaadates tundus, et seal lõpus vist vihm jäi järgi, sest kuidagi on Jos Verstappen saanud absoluutarvustuses 10. ja oota see Alejandro Cajon, kellest mina ei olnud varem mitte midagi kuulnud, on absoluutarvustuses 6. seal üldse. Jah. Vaata, mis pulli ilm võib teha, aga selles mõttes ikka väga tugev algus rallile ja 1 katsega kõik nullitud ja mitte isegi enda pärast, et Formeau oli siis tõusis 3. katsega 4. ja 4. langes 8. Jah, tal ütleme, ma isegi ei tea, mis tal praegu vahe oli, ma peast ei mäleta. Hetkel või? Jah.
hetkel on vahe 2 minutit ja 9,5. Ja no ikka kõvasti. Et noh, selles mõttes tal sealt, mis tal püüda on sealt Solberg kinni võtta ja noh, mis eks homme ole näha, mis hooga ta seal tuleb, et kas Greensmith võiks ka olla seal käega katsutavas kauguses või mitte, aga ma arvan, et jah, ega tal see 7.6 koht, miks mitte siin ralli jooksul veel eesmärgiks võtta. No juhib siis rallit meil Thierry Neuville 2,5 sekundiga Oti ja 13,7-ga Evansi ees. Evansil siis 10 sekundit trahvi ka viimase katse kontrollpunkti hilinemise eest. Mis jäigi müsteeriumiks? Ta ei öelnud välja, miks see juhtus? Ma All-Live'i lõpuni jõudnud vaadata, äkki ta ikkagi lõpuks ütles kuskil välja. Ma ka ei vaadanud lõpuni. Ühesõnaga, mingi jama oli. Tal oli üks slow puncture, ref läks tühjaks. Kas võis olla midagi sellist, et enne ajakontrollpunkti avastati, et see jookseb tühjaks ja hakati vahetama, sest kui sa lähed AKP-st sisse, siis enam ei tohi autokallal tööd teha. Ehk kui sa avastadki selle, oletame 2 minutit varem, et ref jookseb tühjaks, siis pead sa selle enne AKP-sse sisse minemist ära vahetama. Kas võis selle tagajärjel olla? Ei tea. Üks teooria kindlasti. Ta ütles, et on pisimure, ei midagi tõsist. Oli selle hilinemise kohta. Okei. No ühesõnaga mitte midagi ütlev. No ühesõnaga 10 sekundit nii palju tõsine oli. Jaa, aga 11,2 praegu Otil taga, et tegelikult päris tihe andmine nii-öelda oleks olnud. No 7. katse järel olid 3 meest 0,7 sekundit. Väga kõva, tegelikult väga kõva ikka. Natuke kahju selle 10 sekundi pärast ausalt öeldes hetkel, et päeva lõpuks 3 venda oleks jube lahe vaadata sellist võitlust. Aga Neuville siis põhimõtteliselt vist võitis pärastlõunal kõik katsed, 5. katset jäid jagama Otiga. Kuidagi midagi sai vist tehtud hooldusalas, et hoog parem oli. Ja hommik oli ju ikkagi pigem kohutav, et kohe esimesel katsel lasi ühe kurvi otseks ja kokku ma ei tea, 11 sekundit kaotuskatse peal tuli. Et selles mõttes kõva comeback. Ei saa midagi öelda, et midagi nad seal välja mõtlesid, et see auto sai piisavalt mugavaks. Ise ta oli ka, näost oli näha, et mees naeris seal viimase katse lõpus ja oli väga heas tujus ja ütles ka, et auto on oluliselt parem kui hommikul oli, et nagu 2 täiesti erinevat rallit juba oleks siin 1 päeva jooksul olnud, nii et kui see sama hooga homme jätkab, siis ega me tegelikult ju kõik ennustasime ja see peabki olema loogiline, et ta läheb võidu peale siin sõitma. Evansi päeva kohta, mis me ütleme? Ideaalne tegelikult ju, kui nüüd see 10 sekundit välja arvata. Jaa. Sest mina ma ei tea, iga ralli ta Evans lihtsalt kaob ära kuhugi. Lihtsalt iga kord ta kaob ära ja jälle ma ei pane teda kuhugi top 3 ega sisse, sest on iga ralli kadunud ja järgmine ralli jälle Jaanis pani ta 3. või? No, hea töö, Jaan. Ma ei tea, mul ta kuidagi kaob ära kohe, aga ta on ikka väga hea päev. Ei ole midagi öelda, et Toyota, ma ei tea, selles mõttes ju toob Toyota tulest välja. Toyota on ka 4. kohal Esa-Pekka Lappi, aga räägiks jällegi Greg Priinist natuke pikemalt, et mina lootsin jälle natukene paremat vast kui see 5. koht praegu. Ja see juba saab ka siin viimasel ajal iga ralli jutuks, et Gregist oleks oodanud natuke rohkem. Jube kahju, tõsiselt kahju. Aga ei saagi hästi aru, et hooaeg hakkas tegelikult kuidagi väga hästi pihta. Üllatavalt hästi isegi. Et siin juba tundub kui tema tugevad rallid on selja taga juba. Tegelikult ka see ralli on tema kindlasti üks tugevaid rallisi ja ei tule. Et tekib küsimus, et mis toimub, et kas tahes-tahtmata tahaks küsida, et kas ka autoprobleemid on seal või ei saa samamoodi seda kuidagi hästi sätitud, et ei ole väga kuulnud ka, et ta kuidagi väga ei kritiseeri seda autot. No aga tegelikult, mida auto edasi, seda kohutavamaks lähevad ka teeolud, me ju näeme. Ja muidugi, seda kindlasti, et siin oli arvata, et ega selline hea stardipositsioon ongi ainult esimesel startil ja juba, kes tagant tuleb, siis on juba päris trikis ja olemine, et kindlasti stardipositsioon Gregile nagu midagi head seal ei too, aga ikkagi oleks võinud seal olla top 3 lähedal võitluses sees päeva lõpuks. No minu jaoks on kõige huvitavam küsimus homse eel, et mida see meie eelviimane ja viimane stardipositsioon, mida nemad saavad seal muda sees teha? Jah, tahaks isegi teada. Selles mõttes on päris kurb, et
lähed, iga sportlane läheb starti, võidu mõttega, vähemalt endast parim anda. Aga lähed sinna ja sa tead enne starti juba, et nagu sa saad kalendriga. Et see on tegelikult päris kurb. Aga selle ralli eripära ja nii on. Ja nii on, ega veel ei ole kuskile välja tulnud, mis sellest Rovanperest saab? Ei ole kuulnud, aga autot vaadates ei ütleks, et seal midagi nii hullu on. Mina arvan, et kui üks turvapuur katki, oleks meile seda juba öeldud. Jaa, sest auto on servises kohal ja auto oli ammu juba servises ja esimese asjana, mida vaadatakse servisest jõudes, on skrutineering tuleb kohale ja vaatab. Kuule, leidsin, mis Georg Linnamäega on juhtunud. 8. katsel päris korralik off, ekipaaž okei. Näitan sulle pilti ka. Apadi, okei, väga kurb. Raadio 21 pilti ei mängi, paneme blogisse, ei ole hullu. Aga kurb tegelikult, kui eile ma ütlesin, et ta nagu tempoga, et ta peaks kuhugi top 5 sättima ennast, siis ütleme päeva lõpuks, ütleme 7. katse lõpuks ta ei olnud seal, aga katseaega see oli küll tegelikult sellised, kus ta kiiruse poolest oleks seal, et see 5. ja 6. kohtasid kogu Rally 2 autode arvestuses oli ja selles mõttes on näha, et tal kiirus on olemas. Aga jah, juhtub tihti peale. Võtame paar küsimust ka. Arvet küsib meilt, kes teeb kiiruskatsele lõpliku rehvi valiku, kas piloot või tiimipealik? Tiimipealik ei tee üldse selle rehvi valikuga midagi. Ma ei tea, kas Ott lubaks Julien Monce'l üldse mingid valikut teha? Ma arvan, et kui Julien Monce ütleks, Ott nüüd paned pehme alla, siis Ott ütleks isegi nagu kui pehme oleks optimaalne valik, ütleks, et ma panen kõva segu alla. Sa ei ütle mulle, mis ma panen alla. Ei, tegelikult on nii, et sõitja teeb otsuse, aga kes on, ma ei tea, hea näide, kes on Ott Tänaku filmi näinud näiteks, siis seal ta rääkis väga täpselt, kuidas neid rehvi valikuid ka on tehtud, et Hannes on põhimõtteliselt saadab ilmaennustuse ja Oti teha on selle ilmaennustuse järgi rehvi valik. Tihtipeale või vähemalt seal tuli välja, et Ott on ka Hannes öelnud, ütle, mis rehvi ma panen siis. Et sina ütled, mis ilm on, sa ütle, mis rehvi ma panen. Et on ka niipidi neid olukordi olnud, et ei tegelikult ikka sõita loomulikult teeb lõpuks valiku. Aga jah, seal on, tundub, et hästi hea selline koostöö ja tegelikult ajalugu näitab, et neil ikka tuleb väga hästi välja see rehvi valik. Huvitav, kas Toyota kasutab ikka selle sama ilmamees, kes meil siin Eestis huvitavaid katset tegi poistega? Ma loodan, et mitte. Ei, oota, see oli Ford, ei olnud? Ei, minu arust, kas Toyota ei teinud? Okei. Jah, ma ei tea. Et see seletaks võib-olla tänast rehvi valikut mingil määral, aga... Ma ei tea. Aga siis on küsinud meil Joel 2 küsimust. Kui suuri muudatusi tohib teha selle aasta Rally 1 autol enne järgmist hooaega ning kui palju on lubatud testida 2 hooaja vahel? Ma arvan, et see on väga kompleksne vastus. Kui suuri homologeerimised käivad ju hooaja keskel ka selles mõttes, aga... Jaa, selles mõttes võib teha muudatusi palju hooaja vahel. Selles mõttes, et uueks hooajaks sa saadki oma muudatused ära homologeerida. Hooaja sees ei saa neid väga teha, et seal on nagu suht vähe ruumi, mida saab teha. Aga hooaja vahel seal jah, selles mõttes sõitjad Ott kindlasti ootab hooaja lõppu, et saaks nagu kõvasti tööd teha hooaja vahel ja põhimõtteliselt uue autoga peale minna. Aga testimine on piiramatu või? Oota, testimine on hea küsimus, kindlasti ei ole piiramatu. Et seal kindlasti on välja toodud regulatsioonides, kui palju päevi on lubatud igal sõitjal autot testida, aga ma ei tea seda numbrit peast, mis seal P1 sõitjatel see on. Teine küsimus on Joelil, et Latvala ütles, et Hyundai Rally 1 autol on tema arvates tasakaal paigast ära ning tuleks teha suured muudatused, kuna väikestest pole kasu, mida annab teha, et tasakaal paika saada. Vaata, eelmine ralli vist keegi spetsialist kirjutas meile, kes oli kõva inseneri taustaga inimene äkki, kui ma õigesti mäletan. Et kuidas ei saa Otile nüüd, saame auto kosmosesse, aga me ei saa oma mehele head autot. Just, midagi sellist oli, et päris hea küsimus oli seal. Et ma arvan, et see insener oskab võib-olla rohkem vastata täpselt, mida kus muuta võiks või katsetada. Aga ühesõnaga, probleem tuleb, millest me oleme tegelikult nii palju rääkinud, et väikseid asju saab alati muuta, aga kui probleem on nii-öelda šassiiga ehk siis kogu auto kere balansiga, siis on nagu keeruline seda hooaja vahel muuta, et midagi on seal vähe sassi läinud
ja kogu see nii-öelda autoloogika kere mõttes siis ilmselt tahab muudatust, et miks on öelnud sõitjad, et seda ei saa siin hooaja vahel teha, et see vajab nagu suuremat muudatust, mille jaoks peab ootama hooaja lõppu, et siis kogu loogika ümber mõelda ja uuel hooajal hakata siis uuesti katsetama. Ja vaatame homsele päevale ka otsa. Täna alustasime mõistikul ajal ja homme alustame üsna samal ajal, 11.13. Täna oli tööpäev, isegi veidralt hilja hakkas, et ma juba 9 ootasin, et hakkaks asi pihta. Ja... No homme on laupäev. homme ma siis ärkan enne katset. 15 kilomeetrit esimene katse, 14,2 järgmine, siis jälle 15. Kuidas nad 2 katset täpselt 15 kilomeetrit said, 0,00 ka lõppu, see on omaette mõõtmistehnika. Tead, seal on isegi... Ma jälle praegu ei tea peast MM-sarja reegleid, aga Eestis on lihtne reegel. Kuni 15 kilomeetrit võib olla kiirabi ja tuletõrje ainult stardis. 15 plus kilomeetrit peab olema ka finišis. Puhas budget. Päris kaval. Ma ei tea, kas seal on samad numbrid ja samad reeglid ei ole, aga Eestis on küll niimoodi olnud, et tihti peale on rallidel olnud väga paljud katsed ühe sama kilometraažiga. Ja lõpetame ka päeva üsna sarnasel ajal nagu täna, küll vähe pikema katsega, 22 kilomeetrit siis viimase katse pikkuseks, 18.55 ja siis viimasse päeva jääb meil ainult 50 kilomeetrit tiksumist. Homme siis kokku, kui täna sõitsime 97 kilomeetrit, siis homme on meil 133. Jaa, lahe ju. Lahe muidugi. Tegelikult võtame üldse päeva nagu kokku, et päris põnev oli, et Belgia minu arust isegi üllatas üle lootuste palju. Et ma ei osanud oodata nii palju üllatusi ja sellist põnevust, et homme kilometraaži piisavalt palju, et homme tuleb neid üllatusi võib-olla rohkem. Rääkimata jäi veel, et mida All Live on hommikust õhtuni kedranud edasi-tagasi, on see Oti moment. Oli moment või ei olnud moment? Juha Kankonen ütles, et loomulikult oli moment. No, Ott ütles, et mis moment? No minu meelest oli ka moment. Minu arust oli ka moment. Aga no eks see ütleme siis, et kas natuke siis pehmendada asjaolu ja on selline võib-olla Kimi Raikkoneni moodi vastus, et ei tea üldse, et auto võib tiiru ka seal põllu peal ära teha, et aga ei tea, et moment oleks olnud. Või siis ta ei saanudki aru, et moment oleks olnud. Ma ei tea, aga oli küll. Natukene eesti keelt õpetati ka rahvusvahelises telepildis, et me seda sõna ei ütle, aga kuhu poole siis oli see sõna, mis sellele eelnes, et räägi, mis autos sel hetkel toimub? Mis viga oli? No arusaamatus oli. Et tegelikult ilmselt lihtsalt, kui sul iga teine kurv põhimõtteliselt on vasak maha, parem maha ja nii edasi, siis ühel hetkel nagu jookseb ühe kokku. Et tegelikult midagi sarnast me nägime Shakedownil Takamotoga, küll talle öeldigi vale pool siis, vale suund, aga ei seal tegelikult seda võib juhtuda päris tihti, et lihtsalt nagu ühe jookseb kokku, et kuuled numbreid küll, aga nagu pooled võivad nagu sassi minna ja sellisel rallil eriti tähtis, et sa sellest poolest aru saaksid, et sul seal sa ei näe kurvi taha ja mõlemal pool läheb teed, et kui sul seal metsa vahel läheb see sassi, nii-öelda kuuled numbrid taga poolt ei kuule, aga silmaga sa näed igal juhul ära selle, kuhu see tee läheb. Mis meil meie meeste raadiosidest veel, mis mul kõrva taha jäi, et Martin ütleb vahel ette kuula, siis ütleb selle kurvi ja vahel ütleb vaata. Seda ma pole kruusarallidel tähe pannud. Vaata on kindlasti selle ralli eripära, et kuna lihtsalt kurvi taha ei näe, seal on need maisid ja särgid põllu peal ees. Vaata siis mu paberit või mis? Ei, see on pigem lihtsalt ikkagi informatiivne sõna, et põhimõtteliselt keskendu. Et jah, midagi sellist. Aga kuula? Tegelikult suht sama, eks Ott teeb täpsemalt, mis vaata ja kuula vahetal on, et aga põhiloogika on sama, et kuna kurvi taha ei näe, siis on vaja nagu mingid kohad on, kus tekib kus sellist nii-öelda loogikat ei ole, silmavaadet ei ole, siis on selline märksõna lihtsalt juures, et nüüd keskendu, et teaksid, kuhu minna. Jaa, siuke lugu siis tänase päevaga, homme tuleb pikem, aga natuke vihma võiks ka tulla. Jaa, mina olen vihma poolt tegelikult. Ilma ennustust pigem ei luba? Ei luba jah, aga ma oleks täitsa vihma poolt, sest see tegi jube põnevaks asja minu meelest. Ja iga ralli teeb see hästi põnevaks asja. Et Rally Estonia Power Stage tuleb kohe meelde. See oli muidugi natuke liiga ekstreemne. Aga selline paras vihm võiks küll olla, see on natukene.
Formeau veel ütles, et tema ei saa aru, kuidas temaga ainult juhtub, et Eestis sai samuti tema selle kõige kõvema vihma. Ma tahaks ise sama teada, et kuidas tal seda kogu aeg juhtub. Ebareaalne ja ainuke vend põhimõtteliselt, kes sai sellisele lahmaga kaela. Ma ei tea, Radioheadil oli see lugu, et miks vihm alati meie peale. Peame saatma talle selle loo. Ma arvan, et tal on see autos juba olemas. Kindlasti. Aga selge, tõmbame siis tänasele podcastile joone alla ja homme enam-vähem samal ajal oleme eetris tagasi. Homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.